Tere taas, teadushimuline raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadetesse. Täna räägime sellest, kuidas tuvastada ära, mis sõna sisaldub seesugusel kilel. Võistlejatele on antud lisaks kiledele veel erinevaid kaarte. Ühelt poolt paistavad need lihtsalt värvilised paberid, kuid teiselt poolt vaadates näeme, et siin sisaldub klaviatuur ning üks perioodilisus tabel. Kui me kiled paneme nende peale, siis saame jälgida seda kilejoont ning proovida kokku lugeda mingit sõna. Perioodilisus tabel aga on antud võistlejatel lihtsalt eksitamiseks. Siit võib küll järgida erinevaid elemente, kuid ühtegi loogilist lauset ega sõna nendest kokku ei saa. Kui aga võtame kätte klaviatuuri, siis klaviatuurile asetades kile saame otsida üles õiged tähed ning nendest kokku panna sõna. Siin näeme, et peenemast otsast alustades liigume V-tähelt E-le ja seejärel L-ile. See võiks olla sõna veel, aga kilede puhul on alati võimalus see ümber keerata, mis tähendab, et teistpidi saame me siit kokku lugeda sõna viia. Ja lisaks sellele on meil veel kaks võimalust selle kile paigutamiseks, millest üks läbib tühikut ning suurtähe klahvi ning teine tühikut ja kustutamise klahvi. Ilmselgelt need ei ole õiged lahendused. Seega sellele kilele võiks vastata kas sõna veel või viia. Samamoodi saame vaadata ka kõiki järgnevaid kilesid. Meil on taaskord 4 erinevat võimalust selle kile paigutamiseks, kuid ainult ühest saame kokku lugeda sobiva sõna. Kui me selle kile asetame klaviatuurile nõnda, siis saame hakata siit tulema. K, O, H, T, U, N, I, K, E, L, E ehk kohtunikele. Igaks juhuks võime kontrollida ka kile 4. variatsiooni ning näeme, et siit tuleks kokku sõna svirksaja, mis ei ole eriti loogiline eestikeelne sõna. Seega eeldame, et see sõna on kohtunikele. Analoogiliselt saame läbi vaadata kõik järgmised kiled ning näeme, et siin sisaldub sõna sinine, kollane, ning roheline. Ja viimaseks sõnaks näeme, et kokku tuleb sõna kaart. Seega on meil sõnad kas viia või veel, kohtunikele, roheline, sinine ning kollane kaart. Kui me need sõnad segamini paiskaksime, siis oleks ikka meil sisuliselt üks lause, mille me neist kokku saame panna. Ning eesmärgiks on viia kohtunikele roheline, sinine ja kollane kaart. Nii nägimegi, et pealtnäha tühjad kiled tähistasid tegelikult sõnu. Ja selliselt võibki igaüks kodus luua uutest hieroglüüfidest oma keele.